Samal ajal see on jõudne pikk bürokraatlik, see riigihanke konkurss on õudne lugu tegelikult, see on protseduur, mis raiskab aega, nii raha, paberit, õpsid. Mina küll aru ei saa. See, vits oli ka tema pojad. Kristiines töötasime, ta uuris seda seadust ja see oli välja, et isegi kõik, mis on üle 3 krooni, see pidi riigihanke kaudu. Ma just kustutuskumm, 30 krooni, kõik, ma pidin riigihanke konkursi korras valiku tegema mitme kaupluse vahel. No kuulge, täitsa võrund olete. Annad mulle summa ja sa pead sellega hakkama saama kullata. Hoia kokku siin, et sa tahad siin rohkem raisata. See on sinu küsimus. Rohkem sulle ei anna raha niikuinii. Niisugune põhimõte, äris on ka nii. See on ainuke, mida ma tunnistan demokraatlikus üldse juhtimissüsteemis ärilikku momenti. See mõis tuli ju tegelikult, tema tekitaski selle revolutsiooni. Meie võim on praegu äriline. Ta ei ole sotsiaalne. Võim peab olema alati sotsiaalne. Ta on inimeste jaoks. Inimesed valivad enda jaoks. Enamus määrab ja arvestab vähemust. Nii käib see. Aga kui raha inimesed tulevad peale, vastavad tegelikult valimised ära, millest me räägime, siis ta tahabki tagasi saada. Ma olen konkursil, üks see firma kogu aeg või see firma kogu aeg, sest ta maksab enne valimisi sellele erakonnale. Ja targad on, kes targemad need, see on nagu teate, võim ostab nagu valikut, ostab neid erakonnale, maksan sellele erakonnale, võrdselt sellele erakonnale, kõigil igaks juhuks. Ja see, kes võidab, see peab mul tasa tegema. Ja tahaks ikka selleks, et mitte ei pahandaks mõni seal mõni erakond, miks ma teda aitasin, aga teist ei aita. Ma pean õigega, kui ma olen ette, ma olen nii veada. See on ju kõik, milleks seda vaja? Ma saan aru, meil on palju vigu just sellest, meil polnud ju parteisüsteemi, poliitilist süsteemi, see tuli luua see. No see on, ma rääkisin praegu ainult natukene, see on väga palju asju, mis võiks ära teha lihtsamaks ja sundida inimesi. Muidugi ma võiks sisse sundliku valimise. Ma sunniks inimesi valima, sa pead valima. Mis kuradi kodanik, kui sa oled kodanik. Siis tema nähirib kõrval. Ja pärast ära räägi, et näed, mis kodanik, õige rõhuke, või need vannuvadki, kes ei osale valimist. Ma ükskord küsisin, tuli minule peale, kellest ta valib? Ma üldse ei valib. Mis asi ka aega? Aga kui ma valin, midagi ei muutu, ma ütlen, sa saa aru, et üks hääl, muidugi sinu üks hääl ei määra, kui võtta nii, kui võtta ühe hääle seisuga. Aga ongi, tuleb välja, kui on palju hääli, siis sinu hääl võib olla see viimane tilk ja see kaalub üle. Ja asi pole isegi selles, vaid asi minu meelest see on kohustus, on kodaniku kohustus. Võim on ju selleks, et kuidagi rahustada, seda harmoniseerida ühiskondade arengus, valikuid teha õiged ja see on kodanike asi, ta ei tohi kõrvale hoida, ta on riik olemas, kus on sunni karistatakse, kui sa ei osale valimist. Minu meelest see on nii normaalne, sa võid tulla ja kõigi vastu olla, palun, see on sinu õige. No see on ka tegelikult teeskimine võib-olla, minu sellega, et see ikka parem ära üldse tule, aga sa pead osalema. Sa pead tundma, et sa oled selle riigi, nagu ma võitlesin oma suur Eesti rahva vaenlane Klenski sõdis, muide Vene erakonnaga. Me 2005 aastal nõudsime ja see viidi kohe ellu. Me nõudsime, et oleks koolis, igas vene koolis, mitte ainult vene koolis, aga vene koolis igal juhul. Oleks kas õpetaja laua väike Eesti lipp või nurgast igas klassis. No nüüd võeti vastu seadus, et peab olema iga kooli. Seadus oli siis 2005 aastal. Selge. Ma otsin, mul on vaba jooksuga lõuad. Ma üldse ühe küsimuse küsimele, et no näeme, võib seal ka. Seda võib väga erinevalt, kui tõlkimisel vene keelt on väga, tekkis esimene tõlkisel Sergei Levin. Seal oli suurim probleem, ta saad aru täpselt, mida ta mõtlesin. Pravo tegi pravo, praegu on ametlik. Aga tegelikult pravo это что? Ta tõlkiski, pravo see on seadus. Pravo. Aga eesti keeles ja õigus ei tähenda ainult praegu. Õigus on õigus. See ei tähenda, et see on seaduse järgi õigus. Ja tõde, ta andis ka mis, kas me elame seaduse järgi, see mõte filosoofia, või me elame mõistete. Mõistete järgi elab muide kriminaalne maailm. See on omal mõistet.
ja meie elame ka mõistete järgi. Kohus otsustas, mis kuradi jama rahvareetud kohtunik kohtu alla. No hullu ja kes? Riigikogu liik, juristi. Kuulge, kas see pea ka peal otsas? Ma tegingi neile avaliku, ma saatsin kõige neile laiali eesti keeles. Üks vastas meile, ta ei saanud üldse aru, mida. Aga kas teil on nagu kapoga ka mingid kokkupuuteid olnud või? Oli küll. Aga mis näiteks? No mis? Kohe ma ütlen, mina austan võimu formaalselt. Ma juba ütlesin sõnakuulelikkus, seaduskuulelikkus. Ja nemad peavad täitma, iga asutus täidab oma kohustus. Sa selles väljenebki kodaniku suhtu riiki. Ja nad tahtsid minuga kohtuda, see oli 2005 esimene kokkusaamine, kus nad hakkasid mind informeerima sellest, mis lood on selle teise, meil oli 2 valimisliitu, üks oli see Spisak Jelskova koos Vene erakonnaga ja teine oli siis see Green Grazdanski initsiatiiva, seal oli rohkem, oli see ühendatud rahvapartei, põhimõtteliselt nemad olid. Ja siis mind informeeriti, sest ma sain aru, et Kampol oli väga võimu, ma tean, meil olid andmed, et valitsuse kinnisel istungil 2005 suve algul oli vastu arutatud, kuidas tegutseda niimoodi, et mitte lasta venelasi linnavolikokku iseseisva fraktsiooni. No nad saavutasid oma eesmärgi, seal ei ole iseseisvat fraktsiooni enam. Siis oli veel, kui mina olin, oli 3 inimest, viimased ei jäänud. Ja nemad olid ka veel huvitatud, meil oli oma huvi. Meie reitsime, meil oli see Spisak Jelsko, see oli ette nähtud, et vanad pankrotid, poliitikud, Vene poliitikud. Hakkame uuest pihta, uuest lai. Nüüd panete ka kinni või? Vabandage, aga kaubanduskeskuse territooriumil peab